Milline oli 2022. aasta rohefondide jaoks? Tere! 2022. aasta oli viimase 14 aasta kõige nõrgem börsiaasta, sisuliselt kõige halvem börsiaasta alates 2008. aasta finantskriisist ja rohelised fondid investeerivad aktsiaturgudele ja ei jäänud ka rohelised aktsiad sellest langusest puutumata. Üks valdkond, mis kõige rohkem pihta sai, oli just tehnoloogiasektor ja USA Nasdaqi indeks, mis siis kajastab tehnoloogiaaktsiate käekäiku, langes möödunud aastal sisuliselt kolmandiku. Rohelised pensionifondid LHV-s kaotsid oma väärtusest viiendiku ja kuigi langus ei meeldi kellelegi, siis positiivne on see, et languse järel on hinnatasemad muutunud tänaseks oluliselt odavamaks. Seda ühelt poolt ja teiselt poolt rohepööre või roheregulatsioon kui selline ei ole mitte kuskile kadunud või vähenenud, vaid pigem vastupidi, et minu arust see möödunud aastaga on saanud päris palju hoogu juurde. Ma toon 3 näidet. Üks on näiteks Euroopa Liidu regulatsioon, et eelmine aasta lisati CO2 kvoodimehhanismi alla täiesti uusi majandusvaldkondi, mida seal enne ei olnud, kes peavad hakkama siis oma CO2 jalajälge vähendama. Muuhulgas kiirendati siis ka tasuta jagatavate CO2 kvootide arvu langetust, et 2 meedet korraga. Hiina kavatseb see aasta ehitada juurde uut tuule- ja päikeseenergiat 25% sellest mahust, mis neil tänaseks on olemas ja seda kõik ainult 1 aastaga. Ja USA eelmine aasta võttis vastu miljarditesse küündiva sellise roheinvesteeringuid soosiva paketi, mille mõju on aastaid, kui isegi mitte aastakümneid. Et sisuliselt saab öelda, et tänaseks 1-2 aastaga on käima lükatud rohepööre 3 mandril, nii Ameerikas, Euroopas kui Aasias. Kuhu on rohelise fondi raha paigutatud? Täna on meil rohelises fondis 43 erinevat investeeringut. Kõige suurem osa neist on taastuvenergias, siis akutehnoloogia, elektrifitseerimine, ringmajandus koos CO2 kvoodiga ja sealt edasi juba vesinikutehnoloogia, metsa- ja põllumajandus, et täpsed numbrid näete slaidi pealt. Mida oodata aastalt 2023? Sisuliselt saaks öelda niimoodi, et lõppenud aastal rohepööre sisulise poole pealt tegi väga suure sammu edasi, aga maailma tähelepanu oli igal pool mujal, arusaadavatel põhjustel. Inflatsioon, intressimäära tõus, energiakriis, tarneahela probleemid, sõda Euroopas. Et varem või hiljem liigub ka see tähelepanu tagasi rohepöörde trendile ja küll sel hetkel need aktsiahinnad siis sellele tugevale trendile ka järgi liikuma hakkavad.